Tere tulemast kuulama Turundusjuht 2.0 podcast osa 2. Mina olen jätkuvalt Taavi Altpuu Muliveri meediast ja võtaksin kokku siis meie eelmise podcasti teemad, mis tekitasid ka mõningaid küsimusi inimestes. Ja alustamegi sellest, et rääkisime teemal haara inimeste tähelepanu, mitte e-posti aadresse ja seal tekkis huvitavaid arutelusid mõne turundajaga. Ma arvan, nende kontaktide kvaliteet peaks ületama kvantiteeti. Ehk ma pooldan seda, et kui sa saad selle e-posti aadressi näiteks request demo nupu pealt veebilehelt, siis jumala eest, see on täiesti aus kontakt ja seda peakski koguma, sest sa kogud aktiivse ostuvajadusega kliendi siis kontaktandmeid ja selle kaudu on sul lihtsam seda müükiga teha. Aga kui sa lähed väga laiaks ja proovid kõikide võimalikult suurel hulgal kontakti päringut sisse saada, e-posti aadressi sisse saada ja siis teed oma turundustegevuse sealt edasi nurture kampaaniana 10 000 ja kellest võib-olla 2 inimest reaalselt tulevad sinu klientidest, siis ma ei näe sellel pointi. Isegi kui see customer lifetime value seal matemaatiliselt välja mängib, sest et tähtis on ikkagi turunduse puhul see, et sa kommunikeerid oma toodet ja teenust siis inimestele välja, harid neid ja lood seda väärtust, tahad tekitada seda brändi lojaalsust enda vastu, aga kui sa teed lihtsalt seda email nurture kampaaniat, siis see minu meelest see tänasel päeval enam ei toimi. Inimene ostab siis, kui ta on valmis ostma sinu käest. Et ma ei näe, et see e-posti aadressite kogumine aitaks inimeses tekitada seda vajadust, et nüüd ta soovib osta sinu käest. See on pigem selline hästi laiaks minemine, aga mina soovitaksin ikkagi kitsaks minna, keskenduda nendele 100 kontaktile, kes sul seal veebilehel tulevad, paku neile võimalikult head väärtust ja seekaudu tekitad sa kvaliteetset klienti teenindades ka suuremat tõenäosust, kui klient soovitab sind edasi, ehk siis tekib suust suhu turunduse efekt ja seekaudu on see ROI ka kõvasti kõrgem. Ja mis ühe probleemina veel tekib, kuna müügimeestelt tuli ka siit tagasisidet, siis ma ei ole kuidagi, jälle ütlen, ma ei ole kuidagi müügimeest vastu, pigem on see müügimeeste see on müügimeestele hea, kui turundajad teevad kvaliteetset tööd ja toovad kvaliteetsed liide sisse. See tähendab seda, et müügimehed ei pea tegelema telefonikõnedega, kus on vaja inimestele selgitada basic asju sinu toote või teenuse kohta. Ehk siis müügimehed saavad teha kõnesid, mis reaalselt viivad ka tehinguteni ja seekaudu siis müügitsükkel tuleb väiksemaks, ajaliselt väiksemaks, ehk siis 90 päeva asemel näiteks on 30 päeva sul müügitsükkel, sest sa müüd aktiivse ostuvajadusega kliendile, sul on lihtsam teda sellest tsüklist läbi viia, ta on juba teadlik esimesest päevast alates, mida sinu toode tema heaks teeb, kuidas see teda aitab ja kuhu see toode siis välja aitab jõuda kliendile, eks ole. Et müügimees ei pea seal vahel tegema seda teavitustööd, mida tegelikult turundus saab ära teha enda turundustegevustega. Aga jällegi, turundust mõõdetakse selliste mõõdikutega, e-raamatu allalaadimised ja muu selline PS, et kui nende mõõdikute järgi turundustegevuste tegemine jätkub, siis ei jäägi muud üle, kui müügiinimestele suunataksegi B2B sektoris selliseid kontakte, kes lõpuks ei konverteeru müügiks. Ja kui see mentaliteet ei muutu, kui turundajad ei lähe CRM-i sisse ja vaata täpsemalt, mida kliendile on öeldud või kuidas klient selle protsessi käigus on edasi liikunud, mida on klient öelnud, mida on klient küsinud. Kui seda infot turundajal ei ole, kui turundaja ei tea, millisest kanalist on see klient tulnud, kas see tuli näiteks Facebooki kaudu, kas see tuli Google'i kaudu, kas see tuli võib-olla suu turunduse kaudu, keegi soovitas seda ja nii edasi. Kui turundaja ei tea seda, siis ta ei oska seda turundusstrateegiat aasta 5-10 perspektiivis paika panna ja selle alusel siis efektiivseid turunduse otsuseid teha. Et see on see sõnum, mis ma tahaksin välja öelda. E-posti aadressite kogumine ei ole ettevõtete põhieesmärk. Et turundajad võiksid rohkem aru saada, kuidas jõutakse selle müügini reaalselt. Siis sisuloome poole pealt tooksin 3 sellist põhilist näidet, mis ma arvan, et tänasel päeval päris hästi toimib. Ehk siis esimene näide, teed podcasti, teed selle pikas formaadis valmis, nii nagu meil siin on, jagad seda näiteks YouTube'i, mul on näiteks soov seda ka Spotify'sse panna või SoundCloudi, varsti saame selle ka käima, aga kui see podcast on valmis, see on seal kanalis olemas, siis järgmise sammuna saad sa seda
sellest teha sellise lühikese videoklipi LinkedIni ja eelmise videoga tegelikult see toimis väga hästi, ma arvan, et kui seda strateegiat rakendada ka edaspidi, siis sa saad sellest suurest põhisisust, saad väikseid juppe teha ja seda nii-öelda infot edasi siis jagada erinevates kanalites. Ja kolmanda asjana, kui sa näed, et see lühike videoklipp LinkedInis ka toimis, et see teema on nagu aktuaalne, inimesed kommenteerivad, laigivad, siis teha sellest blogipostitus ja tuua võib-olla 300-400 sõnaga see probleemi püstatus välja ja siis lisaks sinna see sinu arvamus, mis sa arvad selle teema kohta ja siis postitada see blogipostitusena veebilehele ja sinna juurde lisada see väike videoklipp, mis sa LinkedIni tegid. Selline nii-öelda oleks esimene näide. Teine näide, kui teha, näiteks me Moliveri Meedia lehel teeme juhendeid siis erinevate digikanalite kohta, et kuidas näiteks Google Adsis arveid alla laadida, kuidas sinna krediitkaarte juurde lisada, kuidas kasutada Business Manageri Facebookis, kuidas kasutada Google Analyticsit ja nii edasi. Need juhendid me teeme siis endal Moliveri Meedia blogisse ja nüüd meil on selline põhisisu on olemas, järgmise sammuna saame teha sotsiaalmeedia postituse, ehk siis see ei ole lihtsalt selline lingi jagamine, nagu me tegelikult ka ise varasemalt teinud oleme, et oleme lihtsama vastupanu teed läinud ja selle lingi ära jaganud sinna blogipostituse lingi, vaid pigem teha eraldi kujundus ja sinna kujunduse peale siis visuaalselt näidata inimestele, missugused võimalused seal on, juurde kirjutada sinna nii-öelda väärtust. Näiteks viimane postitus, mis me tegime, oli Google Analytics 4 kohta, eks ole, siis me rääkisime seal 2-3 lausega, panime selle kujunduse peale teksti juurde, inimene saab sealt väärtus kätte, ta ei peagi võib-olla blogipostitusele klikkima, kui tal on suurem huvi, siis ta läheb ja klikib sellele. Ja selle eesmärk on see, et kui me paneme sotsiaalmeediasse lihtsalt selle blogipostituse lingi, siis me eeldame, et klient või inimene, kes seda infot otsib, siis ta lähebki Facebooki ja ta otsib Google Analyticsi navigeerimise kohta informatsiooni, ehk siis newsfeedis scrollides ta otsibki seda infot, et Google Analyticsi nii-öelda raporteerimistööriistade vahel seal orienteerumine ja navigeerimine, et kuidas seda teha ja siis ta leiab selle ja siis ta on õnnelik ja vaatab ja loeb selle, ma ei tea, 1500 sõnalise juhendi läbi ja on väga rahul sellega, et tegelikult see ju nii ei toimi, me ei lähe Facebooki inimestena seda juhendit taga otsima, me läheme sinna lihtsalt aega veetma, meelelahutust saama ja kui me näeme seal, et see Google Analyticsi kujundus on meil, mis ma nii-öelda teise faasina postitusena siis teen, siis mul tekib teadlikkus, okei, Google Analytics 4, siin 2-3 lauset nagu juures, tekib huvi, selge, näen, et seal on ka blogipostituse link on kommentaariumis olemas, hästi teadvustan endale, et seal Moliveri Meedia blogis on see juhend olemas ja kui mul tekib reaalne vajadus selle jaoks, siis läheb inimene näiteks Moliveri Meedia lehele ja leiab selle juhendi sealt üles. Ehk natuke tasub nagu mõelda seda, kuidas inimesed neid platvorme kasutavad, kus te siis turundustegevusi teete ja selle alusel seda sisu ka luua. Selle lingi jagamine lihtsalt, see ei päde eesmärki, et mingite valdkondade puhul see pädeb eesmärki, aga näiteks meil turundustegevuste puhul see, inimene ei lähe Facebooki otsima Google Analyticsi juhendeid, et see lihtsalt ei toimi nii. Et siis tulebki lihtsalt anda mingisugune präänik ära inimesele, teha seda kujunduse, teha siis sellele kujundus näiteks ilus, mis haarab inimese tähelepanu ja siis teavitab teda, et seda materjali on võimalik Moliveri Meedia blogis lugeda. Siis nende juhendite puhul, mis on väga hea asi, mida ma nagu soovitan teha, on see, et klientidele välja saata siis need juhendid ka e-mailiga. Ehk kui sul on mõni klient, kellel on, sa tunned enda klienti väga hästi, eks ole, meil turundusagentuurina on nii, et me ju teame, missugused mured ja probleemid klientidel digiturunduse poole pealt on. Ja kui me teeme selle juhendi valmis ja me teame, et sellel kliendil on küsimusi selle konkreetse platvormi kasutamise kohta näiteks, siis me saamegi talle selle juhendi saata ja ta saab sellega tutvuda, sealt materjali, sealt väärtust ja mine sa tea, kui talle see meeldib, siis ta saab seda edasi jagada enda kolleegidele või teistele nii-öelda äripartneritele, kellel on võib-olla sama probleem, mis on nagu jutuks tulnud ja seekaudu see info nagu levib. Ehk siinkohal tasub lihtsalt mõelda ka selle distributsiooni peale.
kuidas seda efektiivselt teha ja kuidas inimesed omavahel seda infot jagavad, et kuidas sina saaksid initsieerida seda info jagamist. Ja kolmanda näitena, kui teha blogipostitus eraldiseisvalt, ütleme, mingid sellised põhipunktid seal välja tuua, mingi probleem, mis sa oled püstitanud ja pakud seal blogipostituses ka sellele lahenduse välja, siis teise sammuna, teise sisu nii-öelda postitusena ma teeksin LinkedIni PDF formaadis esitluse ja lisaksin selle siis LinkedIni ülesse. See, kusjuures LinkedIni puhul väga hästi orgaaniliselt levib, inimesed klikivad, engagement on üsna kõrge ja sealt seda nii-öelda tähelepanu on ka lihtne tekitada, sellepärast et see slideshow jääb väga hästi silma. Et minu soovitus siin on kasutada 1200 korda 1500 mõõtu, siis kasutab see LinkedIni seda newsfeedi nii-öelda kinnisvara siis väga hästi ära, ehk siis kogu seda pinda, kus see postitus nähtavale tuleb, on see siis eriti just mobiiltelefonis väga, väga hästi näha. Et jah, 1200 korda 1500 mõõdus postitus seda esitluse formaadis siis soovitan teha ja kindlasti lisada see üles PDF formaadis, et siis ta läheb slideshare'ina läheb üles. Ja kolmandana siis teeksin kolmanda punktina, kolmanda postitusena teeksin siis videopostituse selle sama esitluse kohta, kus ma näiteks 4 põhilist punkti tooksin välja ja jagaksin seda siis nii YouTube'is, LinkedInis, blogis kui ka veebilehel, et kui see video on väga hästi toiminud ja see kõnetab sinu ideaalklienti, sa oled näinud, et sotsiaalmeedias on see nagu levima läinud ja küsimusi on küsitud selle postituse kommentaariumis, siis ilmselgelt see on indikaator sellest, et sa võid selle oma veebilehele panna, see on aktuaalne teema, mis inimesi kõnetab ja järelikult inimesed saavad sealt väärtust. Ehk see võiks kindlasti veebilehel olemas olla. Et miks panna videosid veebilehele, mis inimesi ei kõneta, pigem ikkagi rõhuda sellele, et sul oleks seal veebilehel ka mingi väärtus, mis inimesi nagu mõtlema paneb ja tegutsema paneb. Ja nüüd Turundusjutt 2.0 podcasti teise osa põhiteemade juurde. Esimene neist on arusaamine, mis on sotsiaalmeedia ja mis on SEO turundus. Ehk kui ma olen erinevate ettevõtetega suhelnud, rääkinud nende eesmärkidest, mida nad digiturunduse poole pealt siis sooviksid täita, siis kõigil on ühtne eesmärk. Me soovime saada rohkem müüki. Nii, esimene asi, lähme võtame Google Analyticsi lahti, vaatame, mille kaudu siiamaani on inimesed siis näiteks veebilehele jõudnud. Ütleme, et see on näiteks fototarvete e-pood. Et kuidas need inimesed sinna fototarvete e-poe lehele jõudnud on. Okei, näeme Google'i orgaaniline tulemus, väga hea, siit on umbes 40% tulnud ja samas sotsiaalmeedias on 37%. Okei, selge. Nüüd vaatame edasi, milliseid tegevusi need inimesed teinud on, kuidas nad seal interakteerunud on, milline on olnud müügikäive nende kanalite kaudu ja nii edasi ja nii edasi. Ja tihti, mis me näeme, on see, et Google'i puhul, see on ka loogiline, Google'i puhul on inimesed jõudnud veebilehele, kellel on reaalne aktiivne ostuvajadus. Kui sa oled fototarvete müügiga tegelev e-pood, siis inimene, kes otsib Canoni uut veebikaamerat, seda mudelit, selle funktsiooniga, siis ta jõuab sinu veebilehele, ta vaatab seal ringi, ta uurib natuke rohkem toote kohta ja ta sooritab selle ostu. Nüüd, kui sa oled hobifotograaf ja sa oled Facebookis, see läheb Facebooki seda kaamerat ostma. Pigem sa vaatad näiteks fotograafide grupis, vaatad, mida teised teevad, milliseid fototöötlusprogrammi nad kasutavad. Sa oled näiteks newsfeedis, loed seal põnevaid uudiseid oma sõprade elu kohta, vaatad kellegi story't ja nii edasi ja nii edasi. Et sa ei jää ootama seda reklaami seal newsfeedis, eks ole. Ja nüüd, kui sa seal newsfeedis ringi liigud, siis sa näed, et näiteks Taavi fotopood ongi lisanud uue postituse ja see postitus harib mind selle uue Canoni mudeli kohta. Okei, ma saan sealt informatsiooni kätte, nüüd läheb näiteks 7 päeva mööda, ma räägin oma sõbraga, ma ütlen talle, et kuule, kas sa nägid Taavi fotopoe uudsele postitust, et uus mingi Canoni peegelkaamera on välja tulnud, et kas sa soovitad seda osta, mis mitte, kas sa tead mingit teisi kaameraid veel, mida võiksin vaadata, et mul on selle jaoks vaja ja tolle jaoks vaja, ja siis 7 päeva pärast tuleb uus postitus, mis võib-olla räägibki nendest väärtuspakkumistest, mida see Canon siis pakub inimestele või nendele fotograafidele, kes seda fotokaamerat kasutama hakkavad. Siis tekib inimesel uuesti vajadus, ta läheb võib-olla veebilehele, vaatab seal jälle ringi, okei, selge, läheb tagasi, läheb 4 päeva mööda ja tal läheb näiteks vana kaamera läheb katki, uputas ära näiteks soos, ma ei tea, loodusfotograaf uputas soos ära seal
ma ei tea, metskitsi pildistades. Ja mis juhtub, on see, et ta tulebki sinna taavifotopood.ee lehele, ta ostab sealt selle Canoni kaamera ära ja voila, ongi müük tehtud, eks ole. Et see aktiivne ostuvajadus on tal tekkinud siis, aga samas me initsieerisime selle ostuvajaduse passiivsena siis juba varasemalt seal Facebookis, nende postituste staadiumis. Ehk need kaks kanalit on täiesti erinevad. Ühe kanaliga sa haarad olemasolevat nõudlust, mis sinu toote või teenuse vastu on, ehk siis SEO, kui inimene otsib konkreetselt seda mudelit, seda toodet. Ja teisega, sotsiaalmeedia puhul, sa tekitad seal seda nõudlust. Sa harid klienti, sa räägid talle, mis on selle toote või teenuse vajalikkused, kuidas see suudab siis pakkuda sulle väärtust, millist väärtust see pakub ja mida see siis aitab tulevikus sulle juurde luua, millist kasu sa sellest toote või teenuse kasutamisest saad. Ehk nende kahe puhul on eraldiseisvad strateegiad, neid kahte ei saa omavahel kokku kombineerida. Sest et kui sa hakkad neid omavahel kokku kombineerima, siis sa saad sellise keskpärase digiturundusstrateegia. Mis ma selle all mõtlen, on see, et SEO on loodud, või SEO turundust tehes, sa lood sisu otsimootorile. See on otsimootorile optimeerimine. Nüüd, kui sa seda SEO sisu kasutad sotsiaalmeedias, siis sa kasutad otsimootorile loodud sisu sotsiaalmeedias lootuses, et see haarab inimeste tähelepanu. Aga tõenäosus on see, et see ei haara inimeste tähelepanu, sest et sa oled varasemalt selle sisupostituse loonud ju Google'i robotile. Miks see peaks selle Andrusega, kes on hobifotograaf ja käib metskitsi soos pildistamas, miks see peab tema soovide ja vajadustega siis ühtima, et see ju ei toimi nii, et kui sa teed sotsiaalmeedias turundust, siis sa teed ikkagi oma ideaalkliendile seda turundust, mitte see, et sa teed või kasutad seda olemasolevat sisu, mis sa SEO-st juba teed, proovid pakendada siis sotsiaalmeediasse ümber, et see strateegia ei toimi. Kokkuvõtteks selle teema puhul jällegi sotsiaalmeedia aitab tekitada siis nõudlust ja SEO siis haarab aktiivselt olemasolevat nõudlust. Järgmise punktina LinkedIn, ehk siis kuidas LinkedInis nõudlust tekitada postituste kaudu. Ja see on selles suhtes huvitav teema, sest seda ei ole väga palju kaetud ja kuna ma ise ka sellega igapäevaselt tegelen, siis saan mõningaid selliseid mõtteid siit jagada otse video vahendusel ka. Ja minu selline üks põhilisi soovitusi LinkedIni puhul, kuidas seda nagu efektiivselt teha, on see, et lisa igapäevaselt oma võrgustikku uusi inimesi. Miks? Sest me kõik alustame nullist, me alustame 0 jälgijaga, eks ole. Kui meil on 0 jälgijat, siis esialgu me lisame enda jälgijateks inimesi, kes siis tunnevad meid, kellega me oleme varasemalt kokku puutunud. Aga see on nüüd üpris ahtrake see tutvusvõrgustik, keda me juba varasemalt teame või kellega on kokkupuude eelnevalt olnud. Nüüd, kui sa igapäevaselt sinna sisulood või iganädalaselt uut sisulood ja soovid, et see jõuaks nagu rohkemate inimesteni, siis ilmselgelt on sul vaja ka enda võrgustikku uusi inimesi lisada. Ja ma näen, et LinkedInis on see nagu hetkel selline tabu teema, eriti Eestis, et ei julgeta lisada inimesi enda võrgustikku. Aga selle väärtus on nagu meeletu suur, sest see sisu, mis sa igapäevaselt lood ja kui sa jagad või lisad enda võrgustikku rohkem inimesi, siis lõppkokkuvõttes see uus sisu jõuab ka rohkemate inimesteni. Ja seal see väärtuse jagamine ja selle ideoloogia või mõtete jagamine, see jõuab suurema hulga inimesteni ja see kaudu tekitab ka suuremat sellist momentumit. Ehk siinkohal ma ütlen ka kohe välja, et ei tekiks seda olukorda, kus hakatakse jälle nagu e-posti aadresside kogumine kunagi, või praegusel ajal on, et kui sellega alustati, siis mõeldi ka, et see on väga hea efektiivne võimalus, jõuame kiiresti massideni. Et sugugi mitte, kui sa LinkedInis uusi inimesi võrgustikku lisad, siis ikkagi tuleks neid lisada ostupersoona alusel. Kas need inimesed saavad sinu sisust mingit väärtust, kas see aitab neil kuidagi enda tööd paremini teha, kas see aitab neil päeva paremaks teha, kas see aitab motiveerida, kas see aitab tuua lisandväärtust selle inimese ellu. Eks mõelge selle peale, et kui te teete näiteks tegevjuhtidele teete igapäevaselt sisu ja sa lisad enda sotsiaalvõrgustikku juurde inimese, kes tegeleb näiteks koristusteenuse pakkumisega, siis suure tõenäosusega see nagu
ei samastu, ei kliki ära sellel inimesel see sisu, ta võib küll likeida ja kõike seda, aga sa ei jõua oma ideaalkliendini. Ehk kasuta seda ostupersonat ja selle alusel siis lisa inimesi enda võrgustikku. Ja 100 kontakti kuus on selline uus LinkedIni siis piirang. Vahepeal oli see 100 kontakti nädalas, siis oli 100 kontakti päevas, ehk see oleneb ka natuke nagu erinevatest profiilidest, kelle alt seda teha, aga 100 kontakti kuus on täiesti arvestatav kontakti lisamise selline nagu tsükkel, et selle aja jooksul on mõistlik see 100 kontakti ära lisada, et proovi leida need õiged inimesed üles, kelleni sa jõuda soovid. Siis järgmise asjana postita sisu. Sisu postitamise all olen teinud katsetusi, üks kord päevas postitamine on natuke too much just seetõttu, et Eesti jälgijaskond, kellele ka mina sisu loon, siis nad ei ole piisavalt aktiivsed. Ehk kui ma loon 7 postitust nädalas, siis see inimene käib võib-olla 1 korra nädalas ainult LinkedInis ja seetõttu näeb ta ainult 1 või 2 minu viimast postitust. Aga need ülejäänud 5 postitust, mis ma teinud olen, need jäävad nagu tähelepanuta. Ehk hetkel minu jaoks selline sweet spot, ja see jällegi on minu isiklik selline sweet spot, et ma ei tea, kas see sinu puhul toimib, minu puhul see toimib, aga minul on see 3-4 postitust nädalas. Ja selle aja jooksul siis inimesed näevad minu erinevaid postitusi. Ja tihti on nii, et kui ma postitan ära, siis umbes 5-7 päeva pärast hakkab see üks postitus, mis väga hästi toimis, siis uuesti sellist frictionit tekitama, ehk siis inimesed reageerivad sellele, kommenteerivad või siis jagavad seda enda võrgustikus edasi. Et eestlane on natuke aeglane LinkedInis, ei ole väga aktiivne, et siis pidage seda meeles, kui te seda sisu sinna LinkedIni loote. Ja kui inimesed reageerivad sinu postitusega, siis on sobilik nendega kontakteeruda. Ehk kui sa näed, et see on second või third connection sinu selle postituse reageerijate seas, siis kindlasti saada talle see kontaktisoov välja. Järelikult midagi selles postituses oli, mis pani seda inimest mõtlema ja seda reageeri nuppu vajutama. Et kui ta seda tegi, siis suure tõenäosusega talle ka su järgmised postitused võiksid meeldida. Ja nii kaua, kui sa ta enda võrgustikku saad, sa saad seda sisu talle jälle näidata ja ühel hetkel siis võib-olla tuleb tema poolt soovitus mõne kliendi osas näiteks, soovitab sind ühele oma sõbrale, kes soovib sinu teenust osta, või siis tuleb ise su kliendiks, eks ole, et selles suhtes on see win-win situatsioon. Ja selle sisu postitamisega pea kindlasti meeles seda, et sa peaksid tekitama nõudlust. Ehk sa ei saa postitada materjali, mis inimestele huvi ei paku. Kui sa postitad materjali, mis inimestele huvi ei paku, siis nii ongi, siis sa lihtsalt jagad mingit materjali. Ehk siis sul on vaja seal väärtuslikku sisu jagada selleks, et inimesed reageeriksid ja et sa saaksid nendega seda kontakti luua. Nüüd üks selline punkt, mis on nagu alaväärtustatud, on see, et kommenteeri võrgustikus olevate inimeste postituste alla. Ja see on alavääristatud seetõttu, et tihti küll postitatakse enda profiilile, aga ei tekitada diskussiooni teiste inimeste postituste all. Et tihti see tähelepanu sinule tekib just nende teiste postituste all. Seega minu soovitus on seal kommenteerida. Teiseks LinkedIn näeb seda kui nii-öelda väärtuspakkumisena, ehk sa ei ole ainult enda peal väljas, vaid sa postitad ka teiste postituste alla ja seekaudu annab ka sinu enda postitustele natuke rohkem sellist boost'i juurde ja inimestele sellist lisateavitust, et näed, Taavi Altpuu jälle jagas mingit postitust enda profiili, et seda kommenteerimist kindlasti tasub edaspidi nagu rohkem teha. See avab nagu võimalused uuteks kontaktideks samamoodi. Et kui sa lisasid inimese enda kontakti võrgustikku, panid väga sellise mõtestatud kommentaari tema postituse alla ja seda näeb selle kontakti mõni sõber või tuttav, kes sinuga veel ei ole ühine kontakt, siis võib-olla teil tekib mingisugune nii-öelda ühine mõttemeel ja saate sealt nagu edasi liikuda, tekitada mõne sõprussuhte või siis ärisuhte, eks ole. Et kindlasti seal teiste postituste kommentaariumis ka rohkem domineerida. Ja siis tulebki seda protsessi korrata.
see ongi tegelikult LinkedIni selline eripära, et kui sa need eelnevad 3 punkti lisa igapäevaselt oma võrgustikku uusi inimesi, postita sisu ja kontakteeru reageerijatega ning kommenteerid teiste võrgustikus olevate inimeste postituste alla, kui sa seda kogu aeg teed ja seda kogu aeg nagu kordad, siis ühel hetkel hakkab ka sinu enda nii-öelda persoonibränd seal LinkedInis kasvama ja see info nagu laialdasemalt levima. Ja nüüd, kui sa oled nagu sinna punkti jõudnud ja sul on oma ettevõtte mitte veebileht, aga on oma ettevõtte LinkedIni leht olemas, siis need tihedad reageerijad, kes sinu postitustel olid, sa saad need inimesed kutsuda enda ettevõtte lehte siis jälgima. Ehk siis, kui sa näed, et sinu reageerijate seas on juba aktiivne huvi olemas sinu mõtete ja sinu postituste vastu, siis järelikult on nad ka nii-öelda selles sisu tarbimise tsüklis nagu järgmisel tasandil. Ehk siis sa saad nad kutsuda oma ettevõtte lehti jälgima. Võib-olla seal on mingit sellist sisu, mida sa enda lehel ei postita, enda profiilil ei postita, aga see kontakt saab sealt mingit väärtuslikumat mõtet nagu juurde, et siis tasub seda nagu kindlasti teha. Nüüd selline hea põhjus, miks seda teha, on see, et võib-olla oma isikliku profiili all sa ei taha nagu väga sellist müügi poolt teha, tahad olla pigem selline sisupakkuja, väärtuse pakkuja, aga samas, kui sa kutsud enda ettevõtte lehel siis LinkedInis neid inimesi jälgima, siis seal on seda müügiprotsessi nagu lihtsam tekitada või seda müüki initsieerida. Et mis ma ka näinud olen, on see, et inimene, kes tuleb näiteks mu Liverimeedia lehte LinkedInis jälgima, siis ei tähenda alati, et ta näiteks läheb mu Liverimeedia veebilehele, sealt edastab kontaktipäringu, vaid pigem siis, kui ta minu kontaktivõrgustikus, ta lisab mu Liverimeedia endale jälgitavaks leheks, aga ta näiteks 2 päeva, 7 nädala või 8 kuu pärast tuleb ikkagi, kirjutab mulle otse LinkedIni DM-i ja küsib minu käest teenuse kohta, et millised digiturundusteenused me täpselt pakume, mida me teeme. Et seda tasub nagu meeles pidada. Nüüd üks hea selline näide, mis me ka mu Liverimeediasse ühe kliendi puhul teinud oleme, on see, et me tekitasime siis LinkedIni kaudu ettevõtte tootele nõudlust ja kuna tegemist oli sellise visuaalse tootega, siis me saime hästi palju sellist videomaterjali tekitada ja selle kaudu siis sellist nõudlust ideaalkliendis tekitada. Ja eesmärgiks oli siis tekitada sellist globaalset müüki. Nüüd, mis juhtus, oli see, et me kasutasime 2 isiklikku profiili, kes siis töötasid selles ettevõttes ning 3. asjana siis kasutasime ettevõtte lehte LinkedInis. Ja nüüd, kui need statistikat vaadata, need numbrid on mul olemas, siis esimese kuuga, kui me alustasime, esimese kuuga oli üle 50 000 postituse vaatamise, millest siis 70% olid videopostitused, siis üle 2000 kontakti, kvaliteetse kontakti, kes siis olid ideaalkliendid, siis üle maailma erinevatest riikidest, olid nende 2 profiili all siis lisatud ja ettevõtte lehe jälgijate arv kasvas 674%. Ehk see on reaalsed numbrid ja ühe koguga saavutatavad tulemused ja mis see nagu tõi sellele ettevõttele oli see, et meil tekkis kontakte 120, ehk siis reaalsed kontaktid, kes kõik soovisid lisainfot selle toote kohta saada. Ja me ei initseerinud mingisugust e-raamatu kampaaniatega, mitte midagi, inimesed võtsid LinkedIni DM-is meiega ise ühendust ja ütlesid, et nad tahaksid seda toodet näiteks edasi müüa nende koduriigis. Ja tuli esimese kuuga müüke 2, ehk siis müügitsükkel oli 30 päeva, mis suhteliselt hea tulemus selle toote müümisel. Ja teisel kuul oli siis juba kvaliteetseid kontakte küll vähem, aga samas see nii-öelda protsentuaalselt mängis välja siis müükide arvuga. Ehk siis see win-close rate oli nagu kõrgem. Ehk LinkedIni kaudu on tänasel päeval võimalik seda nõudlust tekitada, isegi sellistes valdkondades, kus sa arvad, et seda ei ole võimalik teha, alati leidub inimesi, kes seal LinkedInis on. Ja kui sul on seda soovi siis globaalselt teha, siis minu soovitus on, et go for it. Ja kasutada täpselt seda sama nii-öelda strateegiat või näpunäiteid, mida ma siin eelnevalt mainisin, sest see asi nagu toimib. Ja ära nagu
proovi kohe selliseks hästi müügikeskseks minna, vaid pigem anna väärtust ja küll need inimesed ise sinu juurde tulevad ja su üles leiavad. Et sellise kliendi harimine, teadliku kliendi siis loomine aitab seda müüki efektiivsemalt tegelikult teha ja seda kontakti ka saada, et kui sa saad selle kvaliteetse kontakti kätte, klient juba teab sellest tootest, on sellega kursis, teab juba, mida see teeb, millised on ta väärtused, mida selle nii-öelda toote kasutamine siis lõpptarbijale juurde annab, siis seda lihtsam on ka müügimehel see kontakt ära close ida, see müük ära tekitada ja edasi nagu liikuda, et selles suhtes kasutage LinkedIni, proovige seal seda väärtust luua ja küll need tulemused ka tulevad. Ja ühe sellise lõpu mõttena, mis nagu haakub selle LinkedIni poolega, on see, et müügimehed, kes mõistavad LinkedIni, neil on tulevikus väga suur eelis. Et ma näen, LinkedIn on selline väga suureks B2B platvormiks kujunev võrgustik, kus siis enamus müükiga tulevikus nagu olema hakkab. Ehk müügimehed, kes tänasel päeval siin Eestis selle LinkedIni peale nagu tormi jooksevad, seal enda isikubrändi looma hakkavad, siis nende puhul võib suurt sellist edukust tekkida. Et mis ma selle all mõtlen, on see, et jah, üks asi on see, et teha sellist müüki, kas siis koduturule või globaalset müüki, eks ole, et leiad need kontaktid sealt üles ja saad seda väärtust pakkuda selle sisuloome kaudu, mis sa seal teed. Aga teine asi on see, et kui sa näiteks oled oma ala spetsialist, sul on mingisugune jälgijaskond juba tekkinud ja sul on plaanis siis vahetada näiteks töökohta või sa plaanid ise näiteks startupi luua, siis sul on olemas selline väga konkreetse sihtrühmaga kontaktivõrgustik, väga konkreetsed inimesed seal, ideaalkliendid üldiselt, siis sul on lihtne oma uut toodet ja teenust sellele klientuurile ka maha müüa. Ja mis ma nagu näen, on see, et paari aasta perspektiivis, 50 aasta perspektiivis isegi pigem juhtub see, et müügimehed, kellel selline võrgustik on olemas, nemad suure tõenäosusega jõuavad sinna müügijuhi positsioonile või siis turundusjuhi positsioonile ja hakkavad seekaudu siis seda nõudlust enda kontaktivõrgustiku alusel siis ettevõtte toodete või teenuste vastu siis looma. Et selline väike mõttekõlg siia selle osa lõppu. Selline saigi meie tänane Turundusjuht 2.0 podcast. Aitäh, et olid selle teise osa ka minuga ja näeme juba järgmisel nädalal.